Neil minutitel algab Samaras Euroopa Liidu Venemaa tippkohtumine, kus Venemaa tõstatab kindlalt ka Eesti küsimuse. Tere! Peaminister Andrus Ansip hilines täna mõne minuti valitsuse pressikonverentsile. Avaldus kui pigidusi. Oli telefoni kõne. See oli Angela Merkel. Saksamaa on praegu Euroopa Liidu eesistujamaa ning Vladimir Putiniga räägib just Saksa kantsler Merkel. Euroopa Liidul on olemas kujundatud positsioon Samara tippkohtumiseks ja me toetame seda positsiooni. Täna on Samaras mitteametlik õhtusöök, homme ametlik kohtumine. Merkelil kerge ei ole. Poola välisminister on koguni välja öelnud, et Euroopa Liidu ja Venemaa suhted on kriisis. See ei ole just eriti hea stardiplatvorm. Riigikogu uus väliskomisjon käis täna esmakordselt president Toomas Hendrik Ilvese juures. Lossi ees tõdesid komisjoni liikmed, et Venemaa võtab kindlasti jutuks Eesti teema. Kui suur on oht, et Venemaaga hea läbisaamise nimel toob Euroliit ohvriks just Eesti? Ma arvan, et praeguses seisus ei ole mitte mingisugust kahtlust, et Euroopa Liit esindaks Samaras väga selgelt ühispositsiooni. Kuid ei saa just ka loota, et Eesti Samarast midagi konkreetset kuuleks. See oht, et tulemus saab olema üsna õbluke, see on täiesti olemas. Samarast ei ole väga suuri tulemusi Euroopa Liidu ja Venemaa suhete osas oodata. Euroskeptik ja Venemaa asjatundja Mart Helme ütleb, et Euroopa Liidu vanad riigid oleksid heade suhete nimel Venemaaga valmis kohe Eesti maha müüma, kui see vaid võimalik oleks. Nad oleksid nõus meid maha müüma. Neil ei oleks see mingi probleem. Nad oleksid nõus meid maha müüma. Nad oleksid nõus meid maha müüma, neil ei oleks mingisugust sisemist tõrget selles suhtes. Aga nad ei saa meid teha, sest et need institutsionaalsed reeglid, need protseduurireeglid lihtsalt antud situatsioonis seda ei võimalda. See on ka see põhjus, miks Eesti nii iga hinna eest sinna Euroopa Liitu tahtis. Helme sõnul on tähelepanuväärne, et Euroliidu tugev toetus tuli alles pärast USA senati Eestit soosivat otsust. Sellegi poliitilise tahte, mida Euroopa Liit ilmutas praegu, surus Euroopa Liidule peale osa tema liikmeskonnast, eelkõige siis teised Balti riigid ja Poola, pluss Ameerika Ühendriigid, kes väga selgelt omapoolse toetusega Eestile välja tulid ja selles olukorras Euroopa Liidul ei jäänudki praktiliselt ju muud üle, kui oma liikmesriikiga samuti toetada. Helme sõnul ei juhtu, et Euroliidu ja Venemaa tippkohtumisel Venemaale selgesõnaliselt öeldakse, et Eesti tuleb rahule jätta. Samaras vaid räägitakse ja sondeeritakse pinda järgmisteks kohtumisteks, ütleb Helme. Venemaa ja Euroopa Liidu suhted on olnud keerulised üha enam, mille nõudlus gaasi ja nafta järele on Euroopas kasvanud. Kui varasemad tippkohtumised on möödunud töises õhkkonnas, siis Moskva suhtumise muutumist oli eriti selgelt näha Soomes, kui toonane eesistujariik Soome kutsus Vladimir Putini õhtusöögile. Euroopa Liit on viimastel aastatel järjekindlalt pidanud niinimetatud Troika ja Venemaa kohtumisi. Tavaliselt arutatakse pikaajaliste projektide detaile, kuid ka sel hetkel kuumemaid küsimusi. Homme toimub kohtumine Samaras, kus osalevad lisaks Vladimir Putinile Saksamaa kantsler Angela Merkel ja Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso. Töisist õhkkonnast on aga seekord asi kaugel, sest nad ei saa arutada näiteks koostöölepet, mis selle aasta lõpus lõpeb. Põhjuseks on Poola veto leppe arutamisele Euroliidus. Poola otsustas vetoõigust kasutada, sest peab põhjendamatuks Venemaa otsust keelata lihaimport Poolast sanitaarnõuetele viidates. Lisada siia veel Moskva otsus peatada naftatarned Leedu Mažekiai tehasele torustiku parandamise põhjusel ning Eesti pronkssõduri küsimus on homsest tippkohtumisest vähe tulemusi loota. Venemaa suhtumine Euroopa Liitu muutus põhjalikult eelmise aasta novembris, kui Euroliidu sisesele tippkohtumisele kutsus eesistuja Soome ka Vladimir Putini. Hea tahte žesti kasutas külaline ebaviisakalt, rääkides Euroliidu juhtidega järsul ning nõudval toonil. Kokkuleppele jõuti Euroliidu lennufirmade Siberist ülelendude osas, kuid ka see küsimus on viimasel ajal Moskvast kostunud avalduste järgi võimalik Vene juhtkonna arvates ümber vaadata, kui Euroliit hakkab liialt Venemaale mittemeeldivat poliitikat ajama ning energianäljas Euroopa ei pruugi väga jõuliselt nüüd kõiki oma positsioone kaitsta.